Tere tulemast teadlikkuse jututuppa Märdi ja Meritiga. Tere tulemast. Episood 2. Teadlikkuse jututuba. Tšau, oota ma vaatan, kas meid näitab ka. Kujutate näita veel? Kõik läheb aeg, kõik on nii aeglane. Täpselt, elu on siuke. Aga sul näitab, et on üleval ära? Jah, mulle näitab, et ta on laivis ja ta on seal. Grupi laivis? Aga seal mul on jälle see, et ma olen nii kahtlane isik, et mul peab seda ikkagi kinnitama. Et Ei, enam ei pea, ma panin sinu selleks. Noh, ongi. Live now. Kurat, lõpalt hääl. Tere, 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 tere. Vabandame väga selle viivituse pärast. Ja, elu on siuke. Sõpar, oleme olemas. Lalalao. Ja häid. Ja häid pühi ära. Lumi tuli maha ja valgeks läks maa. Kas teil tuli lumi tegelikult ka maha või? Välja ei saa. Tegelikult ka tuli maha või? Ja ma käisin lund lükkamas juba. Tuiskab ja. Täpselt kui ära läksid. Vabandust. Ikka seal, kui on parem, kus meid ei ole. Aga tegelikult ma tahtsin tegelikult öelda õudselt suur tänu kõigile neile, kes kivi peal käisid, see muutuste villas. See oli üks väga võimas parsi ja sopi ja kehaprotsesside vahetused meil seal. Aitäh teile, meid oli päris palju ja päris mõnus oli ja fantast. Kas meil on pilt? Jaa, sa saad pilti ka. Okei, väga. Aga just nimelt seal ka jutukäigus tuli nagu see ka välja, et vaata, et ära jää üksi, kui sa oled oma muutuste teel. Et täna oli Teinil oli ka mingisugune see story üleval, et kus ta loodab, et meil kõigil on meie elus inimesed, kellega, et see õlekõrs või helista sõbrale on kõigil olemas või et sul on vähemalt need inimesed, kellega rääkida ja kellel paluda oma käed peale panna või miskit, sest enamasti see muutus ei ole ju siukene mannapudru ja mannavaht ja lilled peas ja ma ei tea, mis, et tavaliselt on ikka siukene ebamugavusvoll 1000 kuubis. Ja siis kui veel ümbruskaudu ümberringi su lähedased ka sellest aru ei saa, eks ole, ja siis nad irriteerivad sind veel rohkem. Et siis on hästi hea ikkagi leia endale see või need inimesed, kellega sa saad nagu parsitada, keha protsessitada, kas või rääkida paar sõna, võtad väikse kohvi ja ikkagi on see teadlikkuse avamine me kuidagi rääkides, me võtame need energiat ikkagi kuidagi ülesse ja kuidagi saame paremini nendega mitte toime tuldud, vaid võib-olla kiiremini edasi äkki. Ja mis on üks parimaid kohti, kus leiaks selliseid inimesi? Parsivahetused, parsiklassid, foundation, foundation, ullala. Miks me küll foundationi siia tõime? Ja selles mõttes, et enamus ilmselt teavad, et tegelikult selle jaanuari teine nädalavahetus on selline imeline daam nagu Amanda, daam on vist vale öelda, naisterahvas, wizard tuleb Tallinnasse ja siis on seal Põhjala keskuses on üks väga lahe koht, kus siis on see foundationi klass ja siis seal ilmselt tuleb ka ennem väikene parsi tutvustusõhtu ja sopp on seal samas, kes tahab selles mõttes, et see SOP õhtu on ka väga hea, et alati kasutage ära, kui mõni vahendaja on nagu linnas, et sest need sopid on kõik väga erinevad. Viimane kord vist oli Maxi oma, eks?
Max oli siin, Satul oli nüüd selle Ryan T-ga Jah, Soomes. Helsingis oli ka ja mitte vähe, eks ole, käisid Lõuna-Eestist Liisa ja Heidi käisid ju seal, eks ole, selles mõttes. Meie tegime nüüd parsivahetuse ajal siin. Jah, sellepärast mul ei ole 2 SOP kursust, ma ei saa ise nagu neid, ma ei tea, tegelikult ma peab vist olema, CF peab olema, et teha neid SOP-i tutvustusi või SOP-i tutvustusi, jah. Jep. Aga selles mõttes, et mul oli üks point oli veel selles mõttes, et just see, et kutsuda neid kõiki, kes nüüd vaatavad üles, et kui teil on mingisugune idee või ruumid või koht või midagi, kus võiks nagu teha siukseid mingisuguseid natukene suuremaid üritusi, et ei peagi olema just ainult kas baarsi vahetus, seda saab teha nagu kodudes ja omaette väiksemates seltskondades ka, aga just nimelt nagu siukest natukene nagu community asja, aga teistpidi ka lihtsalt nagu kokku tulemist ja koos mingite asjade tegemist, see ei pea, teeks koos süüa, näiteks sööks kõik koos õhtust. Selles mõttes, et see on ka siukene võimalus ja koht, kus saab nagu arutada, ma ei kujuta ette, et tantsiks, mängiks muusikat, mängiks mänge. Et siis on nagu see võimalus suhelda inimestega, sest praegust kuidagi hästi palju proovitakse hoida inimesi üksteisest eemal või siis kutsuda inimesi kokku väga reguleeritud situatsioonidesse. Noh, et lähme ainult kinno või siis vaatame filmi, siis me ei saa rääkida ka, see on väga hea, siis kõik on väga hea. Üldiselt igasugused asjad, mis suurendavad teadlikkust, sinna üritatakse, et inimesed ei pööraks oma tähelepanu. Sinna, kus on rohkem sihuke blä või umbes antiteadlikkust ja ebateadlikkust suurendav, sinna läheb täiega nagu tähelepanu. Sinna promovad, sinna suurema inimesi. Nii et igatepidi, mis siis, kui see reaalsus ei ole sinu suurim sõber, vaata. Siis kui teadlikkus võiks olla nüüd sinu suurim sõber. See tähendab seda, et mis on see, mida sina tead, mis loob tegelikkuses enamat. Igas hetkes. Ja nüüd on uus hetk, mis nüüd loob enamat. Ja nii edasi, ja nii edasi. Jah, ja teine asi on see ka, et võtta kätte ja luua seda reaalsust iseenda jaoks, mis nagu vaja on, selles mõttes, et üksinda autorooli taga oma õhtusööki nässida ei ole siis kõik see lõbusam tegevus või ma ei tea, teleka eest taldriku pealt nagitseid sisse õgida, see on suht, tähendab, keha annab sulle vastu, mis sa talle sisse annad, eks, et selles mõttes on just see, et kui võtta mingisugused talumehed kokku, kes toovad head toidu ja võib ju ka pileteid müüa, õhtusöögipileteid ja lihtsalt panna rahva omaette igas segasumma suvilas istuma ja sööma, et sul selles mõttes, et kui paljud inimesed, õudselt palju on läinud selles suunas, et kõik on üksikud, eks ole, ja kõik on üksinda. Kas sa ei teegi endale korralikku süüa, võib-olla sa ei jaksagi teha, ei viitsigi teha ja nõme on ja nii edasi, sööd 3 päeva ühte sama toitu, aga see on ka okei vahetevahel. Või selle jaanuarikuis, siis kui sa siia tuled, siis teeme teadlikkuse jutud koos õhtusöögiga ja siis on live podcast ka. See võib-olla meil pikem vaja hommikusöök teha, sest õhtusöögid olen ma satelliidis, seepärast, et see EFP satelliit on Tallinnas ju tegelikult, kus me istume koos. Neljapäeva õhtu võib teha. Neljapäeva õhtu võib teha sellise proovisöögi, et ma otsin mingid talumehed üles, kes saab mingit head toitu osta ja siis kõik, kes need on head inimesed, kes oskavad kodus ma saan kokatud küll, selles mõttes, et muidu on meil siin paremaid kokkasidki. Mina olen hea toidutegija, mulle meeldib kokata. Ja meil on siin teisigi, Birgit on ja igasugused inimesed on. Et siis teeks nagu siukse mõnusa õhtusöögi. Võtame nüüd tänase laivi siukse veel peateema. Mis oleks tänase laivi peateema?
mis on see, mis küsib täna muutust, mis on see, mis panus me saame olla üksteisele ja kogu maailmale? Jah, just nimelt see, et kui ma olen muutuste teel ja ei ole sitt on. Kellele see kuulub? Ja, kellele see kuulub? See on tegelikult väga hea küsimus, jah. No see tuleb sellesse kohta jälle, vaata, mida rohkem, näiteks mina olen täiesti teadlik, et mingi periood siin enne seda aastat nüüd, siis ma olin meeletult palju connected inimestega. Ja siis mul olid näiteks igasugused shiftid ja asjad veidi intensiivsemad, sellepärast, et ma olin nii connected ja kuidas mina muutusin, siis ma tajusin keegi teiste muutus ka ja siis seda ebamugavust, mis teistel oli. Ma ei ole nüüd niivõrd connected, sellepärast, et ma lihtsalt valin seda praegu niimoodi. Ja selle tõttu paljud shiftid on näiteks palju avaramad, aga lihtsalt selle tõttu, et me oleme nii teadlikud kõigist teistest. Nii et kui sul on nagu hästi palju, kellega sa oled nii-öelda, kuidas öelda, lood koos, mängid koos, valid koos ja siis sa valid midagi täiesti teistsugust, siis kui palju rohkem sa saad olla lubamises, kui teistele inimestele hakkavad ka need muutused shiftima, vaata. Ja mis siis, kui need muutused saavad olla ka sellised, et sa ei pea minema läbi mingisuguse kõige hullema musta stsenaariumi. Mis siis, kui mingid asjad on sul juba valitud? Siis tulebki see küsimus, kui sa seda kõike valid, siis mis on see, mida sa armastad selle juures? Jah. Sest meil on valikud, kus me saame suurendada seda kergust ka muutustega. Aga tihtilugu kui neid valikuid me ei taha teha, sellepärast, et need on need valikud, mille puhul väga paljud inimesed vaatavad su suunas viltu. No jah, aga samas jälle selles mõttes, et teades, et kui sa valid muutuse ja teadlikkuse tee, see, mis toimub, on täpselt see näitab sulle, mida sa ise endaga ei ole nõus olema, eks. Noh, selles mõttes, et seesamad need raskused teiste inimestega ja nii edasi, et kui sa nagu ei ole nõus vaatama ennast siukse ausa ja armastava pilguga, siis miks teised seda peaks tegema? No meil on kombeks teha ikkagi väga palju viiendat elementi. See on see, et me üritame kogu aeg kaasa tassida teisi. Ma ei tea, kas mäletad, aga Kärt tegi siin seda teeniõhtu kustutust väga hästi. See on see, meil on mingisugused vaatenurgad, et me peame kõiki teisi tegema teadlikumaks. See on nagu eelmine see live ka. Ja siis me üritame kaasa tarida ka kogu aeg hästi palju. Inimesi, kes ei taha tulla võib-olla see reisile kaasa. Ja see on see meie suur soov kuuluda kuhugi, selles mõttes, et sa ei ole nõus nagu ja see teadmine on jälle, ole aus endaga. Seal ongi see, universum ei saa sulle anda neid sinu inimesi, kui sa üritad kaasa tassida neid, kes ei ole sinu inimesed. See kõlas muidugi väga robustselt, aga ja see ei ole nagu nii tähtsusega seotud, aga just see, et kui sa üritad kaasa tassida kedagi, kes päriselt nagu loob ennast ankruks, sest ta ei taha tulla vaata sellega. Siis me tekitamegi seda hästi palju raskust, ma ütlen, miks meie muutused on nii rasked. Aga tegelikult aga see ongi see seisukoht, et sul on vaja, et nemad ka kuhugi edasi liiguksid, sest nemad lihtsalt on, las nad olla. See, kuidas sa tähendab see, et sa nimetad neid ankruks ja võtad neid endale ankruks, sest nad võivad väga vabalt olla seal, kus nad on. Jah, aga enamus inimesi ei vali sedasi. Inimesi üritab päästa teisi kogu aeg. Ja, aga see teadmine, et sa oled tegelikult sina oma teel, oled sina üksinda oma kehaga. Täpselt. Ja kõik ülejäänud on sulle panus või mitte panus. Ja see, et kui sinu tass on täis, siis tegelikult on see väga huvitav, kui sa saad nagu sellest nagu aimdu, et see on praegust panus mulle ja enamasti, kui sa oled selles kohas, et su tass on täis ja tunnetad, et teised on sulle panuseks, oled sina juba neile panuseks, eks. Selles mõttes, et enamasti.
seal on see koht, vaata, et kuidas ma selle sõnastaksin. Läheb siuksesse ägedasse sõitu praegu sellega. Sa oled, mul kell natuke katkis, ma susistan veidi. Sa oled alati kingitus. Ja siis, kui sa, täpselt see, mis sa ütlesid, kui sa tunnustad ja teadvustad seda, et sa oled kingitus, siis niikuinii kõik teised saavad samamoodi olla kingitused. Ilma, et sa peaksid üritama, eks neid kaasa tarida sellele rännakule. Aga siis minul oligi vahepeal nagu küsimus, okei, jõudsin siia, tuli meelde. Et igas hetkes on see ükskõik mis situatsiooni või missuguse inimese või ükskõik millega on see sama asi, mis loob praegu enamat. Kas see on see kas see praegu suurendab siin selle inimesega avarust? Mitte sellest, kui nüüd see teadlikkus ütleb, et selle inimesega see avarus ei suurene, siis see inimene on vale. See ei ole see, vaata. Väga paljud inimesed, kui hakkavad neid asju nagu avama, on see umbes, et kui siin üks hetk mingi asi ei loonud, et siis see on nagu kas vale inimene või vale situatsioon või vale asi. See ei ole niimoodi. See on lihtsalt see, et see hetkel võib-olla ei panusta. Mis siin veel võimalik on? Või kellegi muu asja võimalik on? Ja siis sa võid võib-olla tagasi tulla uuesti teatud inimese juurde, nüüd panustab mingi hoopis teistsugune asi. Aga inimesed tahavad minna hästi palju järeldustesse. See on siis niisugune. Ja me kõik loome väga erinevalt selles mõttes, et mina kirjeldaks seda enda jaoks nagu rohkem seda, et mitte ma ei pea nagu aru saama, et praegusel hetkel see asi ei olnudki mulle panuseks, sest minul on nagu rohkem see flow, eks ole, et ma touchin selle, mitte siia, siia, nüüd ma teen seda, sest see praegust tuli mulle selle tiiva ripsutusena, okei, siis ma peaks praegust nii olema. Selles mõttes, et see nagu siukene bumpy road of consciousness. Ja vaata, ongi nii äge vaadata, et igaühel on see oma nii-öelda komponent, mida ta järgib. Minul on näiteks avarus, mul on nagu see, et raskus, ei, see ei ole see. Ja siis samamoodi liikud nagu kogu aeg selle avarusega, selle, minu jaoks siukse vortexi või tuulega. Paned nagu siuke huvitav. Nojah, ja selles mõttes, et ja siis on hästi nagu oluline see, minu jaoks on see, et ma väga kiiresti tahan panna sellele raskusele, kas raskusele see, et tunnetada ära, kas see on hinnangust raskus või on see muutus. Selles mõttes, et see aju jaoks on see samasugune selles mõttes, et tema jaoks on see muutus on tundmatu, mis tähendab, aga see, kui sa ei lase ajul nagu üle võtta ja kui meil on ära parsitatud, siuke rahulik olemine, ei ole enam seda, siis see on hästi lahe on näha nagu seda, kui see tahaks nagu sulle mingisuguseid mõtteid ja mingit judgmenti ja mingit siukest checklisti läbi hakata tegema ja siis, et kellele seda vaja on? Aitäh! Võib-olla tänane laiv ongi natukene selline võti või uks äkki siis sellisesse reaalsusesse või sellisesse reaalsusloomesse, mis on üle selle reaalsuse võimalik, kus muutus päriselt saaks kogu aeg olla ainult avarust suurendav. Jah. Kas me oleme valmis seda valima? Jah. Kõik, mis seda ei luba? Jah, ja selles mõttes, et lihtsalt nagu tunnetada, aga see ongi väga lihtne selles mõttes, et kui nagu see aju hoolitseb keha eest ja kogu teadlikkus tuleb sulle nagu otse sisse, siis polegi nii hull. Milline küsimus me olla saame iga päev, mis kutsuks midagi täiesti teistsugust eksistentsi, mis on kergem, rõõmsam, hiilgavam, lõbusam, orgastilisem, avarust suurendavam. Milline panus, millised võimalikkused ja valikud on meil selle laiviga saadaval? Ja. Muideks, ma täna hommikul kuulasin jälle üle tüki aja, ma ei ole kuulanud seda Teini, seda Wake Up with the Wings.
ma loodan, et teil kõigil on see. Kui teil ei ole, me paneme pärast siia alla selle lingi, et see saate selle nagu, see on tasuta. Kõik lingid, meil on siin terve Kõik posu lingid asju, mis paneme. peab promosida. Aga lihtsalt nagu see, et ma äkki tajus, minul oli täna viimane tööpäev sellel aastal, eks ole, ja nii edasi. Ja siis, kui ma siin üksinda üleval olin hommikul ja kogu pere nagu põõnas, siis oli nagu väga mõnus seda jälle üle tüki aja kuulata, selles mõttes, et seal on see Photon Wavelengths harjutus sees, seal on tüümusprotsessi harjutus sees, mida ma ei tea, enamus ikkagi on teinud Parsi klassis seda. Et need on väga tugevad siuksed töövahendid just nimelt selleks, et seda kergust saada, eks ole. Täna kell 11 on siis ka kutse inimestele Keeri ja Teini vana-aasta lõpu kõne teise osasse. Jah. Ja Sadu tegi midagi olemitega, nii et noh, selles mõttes, et ja Liisa tõlgib seda nii, et eesti keeles on ka olemas, nii et vaadake, kui te, jah, mul oli just ennem üks kõne ja see oli nagu nii ülihea, et nii kui ma selle kõne vastu võtsin, see oli loomulikult üks see Accessi fassilitaator ja kohe olid nagu entitid peal, see telefon tegi nagu, jumala uus telefon, mitte kunagi pole teinud siukest asja. Jumala eest, et ei kuuleks, mis Troy ütleb. Jah, ikka see jõuluaeg, see olemite värk on ikka päris võimekas. Cringe oli kohal raudselt. That's it, I'm not going. see kõlab nagu mina. Isegi äge. Yes. Ja, see on tegelikult kõik need teemad, kõik step by step, mis me praegu siin võtsime, on täpselt siuke, kuidas sa lood seda, ma ei taha öelda community't otseselt, aga kuidas sa lood seda täiesti uut olemist, eks ju, erinevate inimestega, millised on sinu creationship'id siis, kui sa oled täielikult oma luugid lahti löönud peale seda, ma ei tea, spirituaalset ärkamist. Situationship'id, creation. See oleks võib-olla isegi kohati parem. Relationship'id on veidi koormavamad. Aga see ongi see, et nagu, ma nägin seda, et kuna mul on hästi suur võimekus ka igasugu, ma olen full siuke ADD, ADHD ja autistlik ka, eks, et siis hästi palju võimekusi olemite ja dimensioonide ja tasandite ja reaalsustega ja kõige sellega. Mingi hetk ma ei tahtnud puudutadagi inimesi, sellepärast ma lihtsalt kõike kogesin, eks ju. Vahepeal ma ei tahtnud kellegagi rääkidagi sellepärast, eks, et noh. Ja siis kuidas sa nüüd täieliku teadlikkusega päriselt hakkad looma täiesti uusi, ma ei tea, sõprusi või suhteid või täiesti uue koha pealt sõprusi ja suhteid, et mis päriselt on nagu võimalik ja kuidas päriselt olla sellisel kohal, et sa oled kogu aeg lahke iseenda ja enda kehaga. Ja. See oli üks osa, mida mina nägin näiteks kõige selle juures, oligi see, et ma nägin ära neid kohad, kus ma olin elanud väga suurtes valedes, kus ma ei olnud kunagi lahke iseenda ja enda kehaga. Ja ma olin loonud kas teatud inimesed enda ellu, kes ei olnud lahked selliselt, või ma olin näidanud inimestele, et nad võivad olla lahkusetud minuga. Ja see oli näiteks hästi suur siuke muutus, kus ma hakkasin nii-öelda teistsugused valikuid tegema, mis päriselt suurendas austust enesega ja teistega. Näiteks. Nii et teadlikkus on selles suhtes, ja väga ebamugav oli. Kõige suuremad muutused tulidki sellest, ma avastasin, et suhted on meeltu palju seotud igasugu olemite ja kõige sellega ka, et meil on nii palju nagu seda nähtamatut, mis tegelikkuses majandab samal ajal, kui meie ka siin kõik koos askeldame. Ja siis olla nagu päriselt küsimuses, et mis loob siin enamalt. Ja hästi huvitav. Ja nüüd selles mõttes, et jah, aasta lõpp on ju nüüd käes, vaata, et mis me valime, mis uut aastat me loome? Kui näed, minu puhul on vanaema naeris ka, et Märdil on jõulud ja vana-aasta lõpp, vaatab sõjafilmi. Mul on jõulud ja vana-aasta lõpp ja mina aru ei saa, mis sama see on, et ma tahan alati jõulud ja vana-aasta lõpul tahan sõjafilme vaadata. Ja nii nagu kergus tekitab, mis sama see on. Siis ma sain aru, et hästi palju soldateid tuleb koju, nagu endiselt need surnud soldatid. Need hinged tulevad jõulude ja vana-aasta õhtul igal pool üle maailma. Ja siis, kuna nad teavad, et ma ei tea, ma teen olemite äritund ja mingid siuksed asja, siis nad istuvad alla kõrval, ongi siuke, ja vaata, me kandsime ka siukseid riideid ja ja vaata seda, see. Ja siis ma nagu, okei. Nüüd see on hästi palju seotud jälle mingite
põhiliselt nagu olemite vabastamisega, kus nad näitavad sulle, näed, et milline see kõik oli või midagi sellist. Jah, ja mis siis oleks võimalik, kui kõik need hinged, kes on nagu jäänud siia lukku, sellepärast et nende lahkumine kehast on olnud äkiline või midagi sihukest, et nad saavad minna edasi. Ja mis siis võimalik on, eks? Näiteks minu panus ongi selline, ma vaatan koos nendega neid filme ja siis samal ajal teen kustutusi ja puhastusi või lihtsalt vestlen nendega ja lasen nii-öelda minna. Siis neil piisab sellest, et keegi tunnustab seda, et jah, näe, ma olen seda teinud, jah, näe, ma olen seal olnud, jah, näe, ma olen siin praegu. Neil tihtilugu nagu piisabki sellest, et sa lihtsalt tunnustad nende eksistentsi, muud midagi. Jah. Jah, ja teine asi see teadlikkus neile, et teil on võimalik uus keha saada, kui te seda tahate ja soovite. Ja siis, kui see avarus tuleb, hästi suur avarus minu elus näiteks, et ei olnud enam, või et ei ole praegu näiteks enam nii palju mõtteid, tundeid, emotsioone, ongi sellest, et neid olemeid ei ole enam nii palju. Et ma päriselt teen seda, mis küsib tegemist. Näiteks see seafilmide vaatamine mingis hetkes ongi see, mis küsib tegemist. Ja siis ma lihtsalt teen seda. Ükskõik kabur see. Vaatlid jõululaupäeval mingi, ma ei tea, Nurembergi. Või praegu vaatad 1917 ja mõtlen, okei, no jah. Väga veidrad asjad, aga see ongi teadlikkuse juures huvitav asi, et mis on päriselt see, mis loob enamat. Ükskõik millega seoses. Suhted, raha, sõprused, olemid, mis iganes asjad. Et mis on nagu sinu teekond kõige sellega, et ma märkan, et aina rohkem, kui ma praegu nagu kõike seda avan ja valin, aina veidramaks läheb, nagu mida rohkem aastaid ma tegelen kõige sellega. 12 aastat praegu mängin nende tööriistadega. Ja see läheb aina imelikumaks, aina veidramaks, aina müstilisemaks. Ja aina rohkem läheb selliseks, kus ei ole enam tetri see ruuduke, ei sobitu kuhugi enam väga. Inimesed ei saa muffiga aru, miks ma midagi valin või teen või olen. Aga see eest mul on nagu aina avaram ja aina avaram ja aina avaram ja aina avaram. Lahe. Aga kas me oleme valmis? See oli täna, kus mul jooksis, kui ma seda lund lükkasin, et milline oleks see maailm, kui avarus oleks päriselt nagu see valuuta, kui avarus oleks see kõige suurem tõmbenumber, mis siis kui päriselt nagu me pööraksime oma tähelepanu ära raskustelt avaruse suunas. Isegi kui sa pead vahepeal või mingite teatud teemadega pead korraks nii-öelda üksi läbi astuma mõnest uksest, et minna teisel pool nii-öelda seda seina täiesti uude avarusse võtta, kus sind võetakse vastu täiesti samade inimeste poolt, aga täiesti teistsugustena näiteks. Ja mulle ilgelt nagu selles mõttes meeldib, et kõik tuli mulle nagu praegu see Gary nägu ette, kes nagu, ta lihtsalt läheb ja selles mõttes, et ta ei pane asjadele nimesid, et see on raske ja see on kerge. See on nüüd niimoodi ja see on niimoodi, et ta lihtsalt nagu lahe. Ja mis siis, kui me ei pea asju defineerima siin nii palju. Ja teine, ma mõtlesin seda praegust ka, et õige mõte, et mitte ainult sõnad ja teod, aga ka iga mõte, mis sa mõtled, on tegelikult see sama energia, eks ole, see sama energia ülesvõtmine ja selle sama energia ilma peale paiskamine, et kui ma ikkagi võtan selle mõtte ja oi kurat, see on nii raske, oi shit, või kui raske on, et võta, kui palju betooni sa jälle valad kogu maailmas. Sa saad valida elu, kus ei ole mingeid mõtteid. Ja kusjuures see on väga paljudele väga hirmutav, sellepärast, et me oleme väga kognitiivses maailmas ja mõtted on nagu väga olulised, eks. Raskus ei ole kogetav mõttega, raskus on kogetav kehaga. Sinu kompass on su keha. Raske ja kerge on sinu keha kogemus, mitte mõttetahkus. Aga enamus kasutabki seda mõttetahkust, et tahkestada oma keha nendesse vanglatesse. See ongi see. Jah, sest ma olen praegust väga palju kasutanud seda, et kui kehas on raskus, et siis mis on see, mida ma ei perceivi või ei võta vastu momendil, eks. Või teine variant, kõige põhilisem, kellele see kuulub.
Ja, see on muidugi, see on esmane See ongi, me nii palju üritame tegeleda nagu asjadega, mis ei ole vaja ei ole meie tegeleda. omad, sest nagu 100%, ongi peaaegu 100%, 99% nagu kõik, mis see mõtted, tunded, emotsioonid, tahkused, ükskõik mis siin on, mida sa arvad, et sa koged või sa kogedki, ei ole sina. See ongi nagu sa oled sõna otseses mõttes avarus. Ja sul on valik. Jah. Ja sa ei pea, mis ma nagu praegu eriti jõuluaega võingi nagu panna, sest väga paljud inimesed lähevad näiteks, ma ei tea, peredega saavad kokku ja siis on sellised veidrad energiad, eks üleval. Sa ei pea tegema, olema, valima mitte midagi sellist, mis on sinu jaoks raske. Sa ei pea tegema, olema, valima mitte midagi sellist, mis ei panusta tegelikkuses mitte kellegile. Näiteks, et sa võid päriselt olla nii suur lubamine, nii suur avarus, et inimestel ongi natukene võib-olla kohkunud olla sinu kõrval, sellepärast, et sa oled midagi nii väljaspool kasti, nii teistsugust. Ja see on piiritu lahkus. Lahkus ei ole see, et sa teed ennast väiksemaks selleks, et teistel oleks tore olla. Lahkus ei ole see, et sa teed ennast väiksemaks, et inimesed mõistaksid sind. See ei ole lahkus. Lahkus ei ole see, kui sa näed, et inimestel on ebameeldiv sellest, et sina valid ise ennast ja siis sa lõpetad enda valimise ära. See ei ole lahkus. Lahkus on, kui sa valid ise ennast. Ja see kingib kõigile teistele teadlikkuse, et jah, ma võin ka valida ennast. Jah. Suured sõnad, aga lahe. jah. Aga see ongi niisugune, kui sa seda niimoodi nagu küsima, minul keegi ütles hästi, et 2022, kui ma seda suuremat teekonda alustasin enda jaoks. See oli ka see, et kui sa küsid seda, siis sulle antakse. Kui sa päriselt küsid seda, et universum tutvustab mulle, mis asi on päriselt minu kergus. Tutvusta mulle, mis asi on minu avarus. Tutvusta mulle, mis on minu tõde. Näita mulle, mis on päriselt see creation, mis on see loomine ise. Isegi eriti, kui ma ei ole kellegi jaoks siis mõistetav. Jah, aga hästi huvitav on see, et ma hakkan üha rohkem ja rohkem nägema seda, et tegelikult ma olen nagu kogu see aeg olnud ma ise, ainuke viga on see, et seal on hästi palju judgmenti peal, eks ole, et ma peaks olema midagi. Ja enamus on ostetud meil teistelt inimest, et see on nagu need samad inimesed, need niinimetatud, mis ma alguses ütlesin, et kelle sa võib-olla lood, või sina ütlesid, et kelle sa lood endale ankruteks, eks ju. Need inimesed, kui nad ei mõista sind, annavad sulle hinnanguid, sest nad annavad endalegi hinnanguid. Nemad on omavahel ostnud selle jumal teab kellelt. Niimoodi see nagu surnud ring käib, eks ju. Nad ei ole valed selle pärast. Aga sina ostad näiteks ära need hinnangud endale, sa arvad, et sina, see ei ole sina. Sa ei ole need hinnangud, mille sa oled ära ostnud. Sa ei ole ükski hinnang. Ja siis meil jäi tegemata põleva kirja harjutus, seepärast me tegime enne parsi ära ja siis ei olnud kellegi enam ühtegi asja kirja panna. Mul ei olnud, ma ei tee isegi nalja, terve see aeg minul on täiega blank, nagu mul oli nii avar olla, mul ei olnud ühtegi mõtet, mul ei olnud mitte midagi, sa räägid, tuleb midagi üles, mitte midagi tuli, mul on nii hea on olla. See oli suur õppetund, et selle põleva kirja harjutuse tuleb teha enne paarsi. Panedki kõik hinnangud ja igasugu asjad kirja, mis umbes tajud, et kuskil siin heljuvad ja siis paned lihtsalt tule otsa. Ja, aga selles mõttes, et see on hästi ikkagi suhteliselt hea harjutus just nimelt sellepärast, et kui sa endalt küsid seda ja sul on mingisugused asjad, mis sa oled hoidnud enda sees näiteks sellest aastast, eks ole, või isegi varas, või mida sa käid ringi ja ütled, kurat, mul ikka kogu see aeg pea valutab. No, kirjuta üles. Räägi olemitega. Täpselt, aga lihtsalt nagu siuksed asjad, vaata, mida sa kannad endaga peaaegu alateadlikult, eks ole, kaasas. Ja kui nad peale paarsi jälle tulevad, eks, siis on tark ikkagi üritada neid asju natukene veel proovida või võta järgmine paars.
ja inimestel on mingisugune huvitav vaatenurk, vaata, kui sa oled ühe korra mingit asja teinud, et siis ongi kõik vastused on olemas ja kõik on tehtud ja ta. Mind ajab siiamaani vahepeal kettasse, kui teine räägib, et ja, et ükskõik kui palju muutust me saame, et ikka on veel muutust, et mul vahepeal ja meil on kuidagi sadamasse jõudmine on nagu väga oluline. no sellepärast see on see utoopiline ideaal, vaata, siis sul on see hea, kõik ideaalne pere ja ideaalne raha ja ideaalne karjäär ja ideaalne keha ja kõik on mingid perfektsionista, mingi ideaalne, see utoopiline ideaal, eks ju. Aga tegelikkuses see ei ole nii. see ei ole tihtilugu nagu see, mis päriselt on see loomise ilu, ongi see protsess, vaata, see ongi niisugused nagu need on need väikesed valikud ja imed, mis iga päev sinu elus toimuvad, need väikesed võidud mingis mõttes, eks ju. Iga hetk, kus sa näiteks otsustad mitte teha ennast valeks, isegi kõik teevad sind valeks näiteks. Iga hetk, kus sa ei pane endale enam, ei küta enda ahju enam, ei pane endale kaika kodaratesse, eks ju. Iga hetk, kus sa valid lahkus seal, kus teised valivad võitlust näiteks, igasugused kohad. Ja kui sa valid elamist, selles mõttes, et minul oli eile õhtul näiteks olime plikadega ühe sõbranna juures, me õtsitasime niimoodi, et tilgad olid püksid, no täitsa lõpp. Mitte sellepärast, et nagu põiepõletik, aga lihtsalt nagu nii palju itsitasime. Selles mõttes, et me tegime mingeid mänge ja sõime kasukat, jumala hea see. Meil oli 3 Läti tüdrukut oli ja siis mina olin ja siis oli üks Taani tüdruk ja nii edasi. Kõik olid naisterahvad. Ja siis, aga jumala lõbus oli selles mõttes, et elamine tahab elamist, eks ole, selles mõttes, et fun. No, ja mina mis on see, mis teeb sind rõõmsaks ja selles mõttes, mis paneb sind just nimelt võtma vastu seda, kus on see sinu loomine, eks? See läheb veel eelmisesse selles podcasti ossa ka. Mingis mõttes, väga paljudel inimestel on see vääriti mõistmine ja valesti tõlgendamine selle kohta, mis tähendab elamine või elu loomine. Ja tihtilugu inimesed eeldavad, et elamine, elu loomine ongi selle reaalsusega majandamine, kus tehakse hästi palju kõike seda sükest tahkusest ja raskusest ja süksest pressure'ist, ma pean seda tegema, ma pean seda tegema, ma pean seda tegema. Isegi lõbutsemine on pandud väga palju tihtilugu pressure'isse, eks ju, aga tegelikkuses kui sa oled küsimus ja sa oled avarus, see on see eelmine kord, vaata, et kui palju see tundub igavusena, kui sa oled selles avaruses ja teadlikkuses ja siis lood oma elu ja elamist. Ja, aga me oleme ka kõik hästi erinevad selles mõttes, et avarus ja teadlikkus on erinevad asjad minu jaoks ka. Kõigi jaoks. Kõigi jaoks on, jah, täpselt. Sellepärast see ongi sinu teekond. No täpselt ja minu reaalsus, mida ma loon, mis on ma üldiselt hakkan viimasel ajal üha enam ja enam kuulama, et ma ikka eriti ei saa aru, kuidas sa ikka niimoodi saad. Sina ei tohi eriti. Kuidas ma saan niimoodi? Ma itsitan. Proovi. Kuidas sa julge? Proovi tee järgi. Tegelikult on nagu täiega äge see, et on mingid momendid nagu näiteks praegu, eks, et see on niisugune globaalselt kollektiivne, kus kõik on otsustanud ühiselt, et aasta lõpeb, eks ju, või ongi need jõulud. Ei, hiinlased ei ole nõus. Ja seal osad läheb natuke nihkesse, aga üldiselt, et praegu hakkab niimoodi lainena toimuma mingisugune shiftimine ja siis nii paljudel on vaata need nii ja nüüd toimub see spirituaalne lähenemine, eks, et mingid lõpud ja algused ja ja seda on nii ägedalt kogeda ka, siis mingis mõttes tajud, et sa oled ka üks osa sellest lainest. Aga vaata, mis siis, kui näiteks minu uus aasta hakkaks 23. juunil, sellepärast, et see on minu sündimise aeg, sest see on minu uus aasta. Vanaema vaata rääkis, et tema jaoks algab see märtsist, vaata siis, kui elu uuesti pihta hakkab, et loodus läheb roheliseks ja kõik see suvi hakkab, et elamine. Minu jaoks isiklikult on see siis, kui lumi maha tuleb, näiteks praegu ma olen siuke lõpuks ometi. Nii et igatepidi ma sobin veel rohkem põhja, ma peaks veel rohkem külmemasse kohta minema. Siis mul on ikka see, et minu jaoks isiklikult võiks aasta läbi lund saada. Ma pean Svalbardi või kuskil elama. Jääkaru stiilis. Ja. Ma olen ka natuke nagu jääkaru. Ma identifitseerin ennast nagu jääkaru, andke lund.
Oh, Okei, kuulge, teate mis, ma arvan, et meil on nüüd, ma panen neid linke pärast alla ja siis, kui miskit on, andke teada. Ma arvan, et ma juba hoiatan ette, et ilmselgelt muutuste viljas, vähemalt seal, kus mina ka olen, on jaanuari lõpus mingi vahetus päeva peale ilmselt ja siis õhtuti on CFP energiaid sealt majast tunda. kas me saame lõpus ja mainida ära ka vaata, et Parsi klassidesse saavad tulla kõik inimesed. Jah. Mis Foundationi eri oligi see, et sa oli Parsi klassis käinud, eks ju? Jah. Kõik, kes on Parsi klassis käinud, saavad ükskõik millal. Ja. CFP ehk siis Choice for Possibilities, mis selle Selle eelduseks on, et sul on ka foundation 24 kuud vähemalt. Jah, peaks olema. Okay. Ja siis pärast läheb see, et CFP läheb arvesse nagu foundation, selles mõttes, et see 24 kuud, siis sulle peaks olema võimalus nagu igasuguseid muid asju veel teha. Et näiteks ja siis minu arust oli see, et kui sa võtad selle CFP, siis Global Parsi klass või Global Foundation on sul ka poole hinnaga. Selles mõttes, et see läheb arvesse nagu selle. Kus see pübaraks on? Ja, et ta läheb arvesse nagu ma pean seda kontrollima tegelikult. Mulle meeldib, kuidas me täna siin räägime, me oleme Itaaliast. Nipernaadid. Aitäh teile, aitäh kõigile. Kuulavad, vaatavad, näevad. Täpselt ja siis hoidke ennast kursis SOP Amandaga, Foundation Amandaga ja Parsi saab proovida ja seal on minu arust see business Parsi ja kõik need parsitajad, tulge kokku seal üks õhtu enne on minu arust siukene mõnus parsipidu seal. Mis on nüüd võimalik? Ja jaanuari lõpus saab parsi klassi Meritiga. Ühesõnaga, kõik on võimalik. Kuulge, aitäh teile. Ja YouTube'is saab neid asju nüüd näha. Hakkab lõpuks ometi saab see Facebookis. Lingid on seal olemas, et kõik likeida ja describe'ida. Kuidas see on? Mitte unsubscribe, vaid describe. Ma pean seda õppima. Subscribe. Subscribe. See ei näe. Subscribe. Hey girl, subscribe. And like. Mis asja nad ütlevad alati, eks ole? Ja. Me matkime. Okei, tšau. Jõle mõnus on. Olge tublid. Häid pühi. Jah, häid pühi.